USA sõda Iraani vastu liigub uude venivasse faasi. USA president Donald Trump kutsus kolmapäeval Iraani üles kiiremini mõistusele tulema ja allkirjastama rahuleppe. Juba üle nädala ei ole diplomaatiliste vahendajate katsed sõdivaid pooli läbirääkimiste laua taha tuua andnud mingit tulemust. Seetõttu andis Trump oma abilistele korralduse valmistuda Iraani pikaajaliseks mereblokaadiks. Valge Maja juht leidis, et teised variandid, eriti pommitamiste jätkamine või vastupidi sõja lõpetamine, kujutavad endast suuremaid riske kui lihtsalt blokaadi säilitamine. Trump loodab, et surve Iraani majandusele, sealhulgas naftaekspordi piiramine riigist, sunnib Teherani tuumaküsimuses kapituleeruma. Samal ajal Teheranis endas ei paista olevat leitud ühtset vastust USA ettepanekule. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja kirjutage oma kommentaar. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Betši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kutsus Iraani üles kiiremini mõistlikumaks muutuma ja võimalikult kiiresti rahulepingule alla kirjutama. Ta väitis, et Teheranis on toimunud riigi kokkuvarisemine ja neil oleks parem lahendus leida. Kuid Trump muutis siiski survevormi veidi. Ajaleht Wall Street Journal teatas viidates Ameerika ametnikele, et Trump ütles oma abilistele, et nad peavad valmistuma Iraani pikaajaliseks mereblokaadiks, et sundida Islamivabariiki kapituleeruma. Ametnike sõnul otsustas Trump jätkata surve avaldamist Teheranile majanduse lämmatamise kaudu, eriti mere kaudu toimuva naftaekspordi osas. Kuna teised võimalused nagu pommitamiste jätkamine või sõjast lahkumine kätkevad endast suuri riske. Ja ilma kongressi loata ei saa Trump enam jätkata sõja aktiivset faasi. Aga Iraan soovib praegu saada USA-lt mingisugust tunnustust oma õigusele rikastada uraani eesmärkidel, mis tema kinnitusena on rahumeelsed ja tsiviilkasutuseks. Iraani varud moodustavad umbes 440 kilogrammi, 60% ulatuses rikastatud uraani. Ja see materjal võib pärast edasist rikastamist juba kasutada mitut tüüpi tuumarelvade valmistamiseks. Ja teisipäeval kirjutas Trump, kes polnud rahul Teherani rahuplaaniga, et Iraani riigiasutused on juba hävitatud ja režiim otsib lihtsalt, keda juhtivatele ametikohtadele panna. Pakistani vahendajate kaudu edastatud projektis pakkus Iraan Ameerika Ühendriikidele esmalt relvarahu sõlmimist ja laevaliikluse taastamist. Laevaliikluse taastamine. Aga tuumaprogrammi küsimus tuleks mõneks ajaks kõrvale jätta. See ei sobi Washingtonile. Ja vastavalt sellele ütlevad nad, et ei, me jätkame survet, kuni Iraan kapituleerub. Teisipäeval ütles Iraani relvajõudude esindaja, et Islamivabariik ei pea sõda lõppenuks. Trump aga kirjutas sotsiaalvõrgustikus True Social, et Iraani pool palub USA-lt mereblokaadi lõpetamist. Иранских портов. Дальше его цитата. Iraan teavitas meid just, et nad on kokkuvarisemise seisundis. Nad soovivad, et me avaksime kohe Hormuzi väina, kui nad püüavad oma juhtkonnaga olukorda parandada, milles ma olen kindel, et nad suudavad. Samal ajal ütlesid kõrgetasemelised Iraani allikad, et Teheran pakkus USA-le oma rahuplaani, mis nägi ette järkjärgulisi läbirääkimisi. Esimene samm oleks pidanud olema läbirääkimised. 2 kuud kestnud sõja lõpetamine ja garantii andmine, et USA ei alusta tulevikus uuesti sõjalisi tegevusi. Seejärel pidid läbirääkijad lahendama USA mereväe poolt kehtestatud mereblokaadi küsimuse ja Hormuzi väina saatuse, mille Iraan kavatses taas avada, säilitades kontrolli laevaliikluse üle. Ja alles seejärel, vastavalt Teherani plaanile, oleks saanud kavandada läbirääkimisi teiste küsimuste arutamiseks. Sealhulgas ka tuumaprogrammid. Samal ajal soovib Iraan, et USA tunnustaks tema õigust uraani rikastamisele. Aga probleem Donald Trumpi jaoks seisneb selles, et sellised tingimused meenutavad 2015. aasta lepingut, mille Iraan, USA ja teised maailma suurriigid sõlmisid, kus Iraani tuumaarendusi oluliselt piirati, kuid mitte täielikult lõpetati. Ja oma esimesel ametiajal tuletan meelde, Trump lõpetas selle tuumaleppe ühepoolselt, mitte Iraan, ja nüüd liigub kõik jälle samade tingimuste poole. Ehk siis, Trump saab aru, et kui ta nõustub Teherani tingimustega, siis tegelikult ei muutu midagi, milleks siis üldse seda sõda vaja oli. On veel üks probleem. Sõda Iraaniga ei ole praegu Ameerika valijate seas populaarne.
ja avalik surve administratsioonile kasvab, sundides Valget Maja otsima võimalust sõda kiiresti lõpetada. Ja Reuters Ipsose küsitluse kohaselt on Trumpi heakskiidureiting langenud kõige madalamale tasemele. Küsikletutest ainult 34% kiidab USA presidendi poliitika heaks. Uued pingemärgid ilmnevad ka Donald Trumpi ja tema Euroopa liitlaste suhetes. Ameerika president kirjutas sotsiaalmeedias, et Saksamaa kantsler Friedrich Merz ei tea, millest ta räägib, kui jutt käib Iraanist. Seal läks Donald Trump täiesti isiklikuks ja hakkas manipuleerima. Sellepärast mulle Trump ei meeldi. Just sellepärast, kuidas ta manipuleerib. Kui ta ütles, et väidetavalt Friedrich Merz tahab, et Iraan saaks tuumarelva. Friedrich Merz pole kunagi midagi sellist öelnud. Samamoodi väitis Donald Trump, et paavst tahab, et Iraan saaks tuumarelva. Paavst pole kunagi midagi sellist öelnud. Ehk siis kõik, kes on Trumpi poliitika vastu, saavad tema jaoks automaatselt Iraani tuumarelva toetajateks. Aga siin on see, mida Friedrich Merz tõesti ütles. Ta ütles, et Iraani juhtkond mängib mutikat mängu ja alandab avalikult Ameerika Ühendriike. Friedrich Merz märkis ka, et tema arvates puudub Trumpi administratsioonil üldse igasugune strateegia sõjalisest konfliktist väljumiseks. Samal ajal prognoosib Maailmapank, et 2026 aastaks tõusevad energiahinnad lõpuks 24% võrra, jõudes kõrgema tasemeni alates Venemaa täiemahulise sõja algusest Ukraina vastu. Selle stsenaariumi korral, kus suurem osa tarnetest taastub juba mais. Aga kui tarned ei taastu, siis on olukord veelgi hullem. Nagu te teate, teatasid Araabia Ühendemiraadid teisipäeval, et lahkuvad alates 1. maist naftat eksportivate riikide organisatsioonist ja OPEC Plus grupist, mis näitab lahkarvamusi Pärsia lahe riikide vahel Iraani küsimuses. Mis puudutab USA blokaadi, siis laevade jälgimise andmed näitavad, et viimastel päevadel on vähemalt 6 Iraani naftaga laaditud tankeril tulnud merel ümber pöörata ja naasta Iraani sadamatesse. Iraani valitsuse pressiesindaja teatas siiski, et Teheran kasutab põhjapoolseid, idapoolseid ja läänepoolseid kaubanduskoridore, et neutraliseerida blokaadi tagajärgi. Nad väidavad, et neil on olemas teed selle blokaadi ümberkäimiseks. Lõpetuseks lisan, et enne sõda läbis Hormuzi väina iga päev 125–140 laeva. Teisipäeval ei olnud nende seas ühtegi naftatankerit, mis oleks viinud naftat maailmaturule. Ja tundub, et edasi läheb asi ainult hullemaks. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.